Tere päevast! Oleme Eesti Kultuuripärandi-klubis 15. mail aastal 2003. Minu nimi on Reet Marten Seer. Mul on au ja hea meel täna intervjueerida minu isat Edgar Martenit. Tean, et sündisid aastal 1920, 17. mail Neeme külas Harjumaal Eestis. Sooviksin küsida sinu käest natukene sinu lapsepõlve kohta. Neeme küla on päris suur rannaküla. Ta asub Ihasalu poolsaare tipus. Linnulennul Tallinnast 25 kilomeetrit idasse. Mööda Narva maanteed tuleb pöörata Klooga nii, nüüd on mul mäluplokk, aga laseme edasi, see ei tähenda. Narva maanteed mööda 25 kilomeetrit itta sõita ja sealt pöörata 15 kilomeetrit põhja suunas jõuame poolsaare tippu, kus asub Neeme küla, milles elanike arv oli sel ajal minu sünni ajal umbes 250 inimest ja rannaküla, kalurikohad, väiksed kalurikohad, kuid siiski päris keskmise jõukusega inimesed, sest sel ajal oli kalapüük oli võrdlemisi hea, kui sul olid hääd püünised. Hiljem lisandus sellele kalade suitsetamine, millega varustati Tallinna turge. See on tagapõhjaks minu oma noorusele. Meri asus käega katsutavas kauguses mõlemal poolsaare küljes, läänes ja idas. Suved olid väga ilusad. Mererand oli liivane, ujumiseks sobiv ja meil oli minu vanuseid lapsi oli seal võrdlemisi palju. Ma tean, et ühel kooliaastal oli meil Neeme algkoolis arvatavasti, kui ma olin algkooli 6. klassis, oli seal 63 last. Meil ehitati 1934. aastal Jõelähtme valla kõige moodsam koolimaja, mis on püsinud tänaseni ja näeb päris hea välja. Meie algkool pühitses oma 100-aastast juubelit 1996. aastal. Ma lõpetasin seal algkooli, võib-olla räägin siiski oma perekonnast. Mul oli minust vanemad õde ja vend oli meil kõige vanem. Kodus oli isa ema ja isa vanaema, kes elas 94-aastaseks. Tema oli üks haruldane inimene, ta lõpupoole, ta silmanägemine oli peaaegu tuhmunud, kuid ma alati imestasin, kui palju temal oli peas kirikulaule, sest õhtul, kui ilm läks hämaraks ja võrk ei näinud parandada ja tulesid veel ei olnud süüdatud, siis vanaema laulis, ta alati laulis õhtul. Nii et võib-olla meie perekonna muusikaalsust on osaliselt ja muusika huvi ongi ka minu ühelt vanaemalt tulnud. Ja ma arvan samuti ka hea mälu, sest ma tean, et sinu emal oli ka haruldaselt hea mälu. Peale algkooli lõpetamist ma läksin Tallinna, lõpetasin riikliku English kolledži, selle järel astusin õpetajate seminari, siis tulid aga sõjaaastad, mis on meie kõikide elu teatud määral häirinud ja ma pidin lõpetama lõpuks õpetajakutse saama eksternina, mille ma sooritasin Haapsalus 1943. aastal, kuid enne seda olin ma siiski juba oma kodukülas töötanud 1 aasta õpetajana. Kas ma võiksin küsida ka vahepeal natukene rohkem Neeme külast natukene, kuna olen ka seal olnud nende juubeliaastapäeval ja meie üks sugulane Ameerikas praegust uurib ka sugupuud ja ma tean, et tema on ka väga huvitavaid andmeid leidnud meie perekonna kohta ja kui kaua Neeme küla on asunud, kui kaua tagasi Neeme küla asutati ja elanikud on seal olnud vähemalt meie teada. Andmed Neeme külast ulatuvad tagasi 14. sajandisse, kuid isiklike meie perekonna andmed jõuavad tagasi kusagile 1700
80. aastast see sugupuu. Ja seda mu õepoeg praegu, kes elab Philadelphias, tema uurib seda. Aga nii kaugele on tegelikult Jõelähtme kiriku kirjadest võib neid näha. Ja minu isa, ma võiksin isa kohta, isa ei olnud mitte üksinda kalur, vaid tema oli ka igasugune meister. Tema ehitas oma eluaja jooksul üle 100 paadi, peamiselt kalapaadid. Peale selle ta tegi kõik talus või kodus tarvis minevad esemed ise, reed, saanid, saapad, kingad, hobuseriistad. Tema töötas ööd ja päevad läbi. Ja see oli võib-olla selles suhtes isaga, isa töötas kogu aeg. Rohkem oli suhteid emaga, kellel oli, isal ei olnud meil kodus kunagi aega. Küla oli enne seda täis minu vanuseid noori mehi ja noori tüdrukuid, kes sõja tulles olid jõudnud kõik ikka, kus nad kuulusid kas kutsealusena oleks pidanud minema Vene sõjaväkke või Saksa sõjaväkke, kuid enamus siiski siirdus Soome, kuhu ma ise ka lõpuks jõudsin, kus meie küla poistest oli pool rühma Karjala kannasel. See jutt liigub ilmselt edasi-tagasi, sest et raske on seda päris ajaliselt järjekorda. Muidugi pean seda nimetama, et ma olin ise ka kutsealune juba Eesti sõjaväes, aga ma olin just selles aastates, et ma ei jõudnud Eesti sõjaväkke, tuli Vene okupatsioon, siis ma kuulusin kutsealusena, oleks pidanud minema Vene sõjaväkke, selle asemel me läksime kõik metsa, olime seal, varjasime ennast ligi 2 kuud. Kui Erna Salk tuli Aabse lahte Aabse küla all maale, siis me olime metsast sunnitud välja tulema, kuna seal tekkisid suured hävituspataljoni haarangud. Meil oli väike grupp, relvi meil ei olnud, siis igaüks läks koju, kes oli põranda all, kes kusagil, et seda aega kuidagi üle elada. Ja peale seda ma töötasin õpetajana oma kodukülas. Käisin Haapsalus suvistel täienduskursustel 1943. aastal, kus ma kohtasin meile tuttavaid inimesi, proua Marlei, praegune proua Marlei, proua Ella Leivat, kellega olime samastel kursustel Haapsalus ja keda oli üllatav hiljem kõikide teekondade ja rannakute järgi huvitav uuesti kohata ja oma tööd teatud määral koolipõllul siin Kanadas jätkata. Sinu kooliõpetaja nõnda nimetatud karjäär algas ka Neeme koolis, Neeme külas. Ja kuna sa oled juba aastaid olnud siin meie koolide juhataja Torontos ja ka õpetaja meie koolides siin, ma sooviksin ka teada, missugune õpilane olid sina ise, kas sa olid hea õpilane? Ma tean, siin sa oled igasuguseid näinud, võib-olla võiksid sellest natuke kirjeldada. Mina ei ole harjunud kunagi ennast esile tõstma, ma olen püüdnud oma asju ajada tagasihoidlikult ja no siis ma võib-olla lisan siia seda. Aga ma olin üks nendest esimestest, kes meie külast läks edasi linnakooli, nii et just peaaegu esimene. Ja ma arvan see, et sa oled olnud väga tagasihoidlik iseenese suhtes, on ka meile kõigile siin teatud ja see oli üks asi, mida mina ka varem ei teadnud, enne kui ma ise läksin Neemesse ja avastasin seda lugedes teie küla ajaloo raamatut. Nii et peale õpetaja kutseala kodumaal, millega veel tegelesid huvialade suhtes? Sel ajal olid huvialad kõik välja kujunemata.
ma kindlasti harrastasin natuke sporti juba koolipõlves. Ma mängisin seminari korvpallimeeskonnas paremat kaitset ja sealt on mul ka üks pilt, mis oleks võinud kaasas olla, aga see on mul olemas siin. Ja teid ei ole siin, nii et ma hakkan selle ära unustama. Aga ja ma suusatamist ja sellega mul tekkis Vene okupatsiooni ajal teatud probleeme, kuna nad võtsid mind kinni talvel, sest ma sõitsin oma metsarajalt välja merejääle ja seda tegin vist paar-kolm korda jõuluvaheajal. Ja nad arvasid ja kartsid hirmsasti Soomest neid luurajaid ja partisaane ja nad passisid ja siis ükskord, kui ma nad sealt jälle metsa kaldast alla sõitsin merejääle, nad võtsid mind kinni ja ähvardasid maha laskmisega, kui ma veel kord seda teen, sest et nad kontrollisid iga jälge, mis lumele jäi, mis rannajää pealt kusagile metsa suundus. Eestist ma suundusin Soome augustis 1943, kuna samal ajal meie küla läks kõik noortest meestest tühjaks ja ma oleks pidanud minema ilmselt Saksa sõjaväkke, mitte et mul Eesti kaitsmise ei olnud südamelähedane, kuid Soome minejaid oli meie külast juba alates selle aasta 43. aasta märtsikuust läks esimene paaditäis ja ilmselt see oli meil kavas, kui mobilisatsioonist ei pääse, siis selle asemel Saksa sõjaväkke minna, olime teinud otsuse, et läheme Soome. Soomes saadeti Karjala Kannasele, kus ma olin kõigepealt 5,5 kuud rindel, sest et suurem osa meie väeosast jalgalas oli väljaõppe juba saanud, kui meie sinna jõudsime. Ja me läksime oktoobri lõpus rindele ja saime rindelt ära just 23. veebruaril 1944. Peale selle olin 3 kuud Arvessevi koolis Taavetis ja selle järgi uuesti Karjala Kannasele. 6 päeva hiljem algasid seal suurrünnakud ja kuna Soome rinne varises, siis meie pataljon asus rinde lähedal, esimene meie IR-200 pataljon neid asjati seda läbimurret riivistama. Nii et seal toimusid päris tugevad lahingud ja meil oli üsna palju kaotusi haavatute ja surnute näol. Siis meil oli vahepeal 5-päevaline rindetagune uuesti kogunemine ja puhkus. Sealt saadeti meid Ahijärvele, kus oli selle aeg kujunemas uuesti uus tulipunkt. Ja seal ma sain haavata ja seal lõppes sellega minu Soome sõjaretk. Mul on üks küsimus selles mõttes, et kui olite Soomes sõja ajal, kas sel ajal oli ka uudiseid, näiteks tulid Eestist ja mis Eestis toimus ja kuidas te saite üldse mingisuguseid uudiseid perekonna kohta ja kas üldsegi oli teada, mis ülejäänud perekonnaliikmetega oli juhtunud? Eestiga oli meil väga hea ühendus, kuna minu vend oli üks inimene, kes liikus pidevalt paadiga Soome ja Eesti vahet ja tõi mehi Eestist Soome ja viis ka inimesi sinna, keda oli sinna vaja viia, tõi posti vahete vahel ja igasugust muud teadet, nii et tema oli otseühenduses teie rügemendiga? Tema ei olnud otseühendus meie rügemendiga, vaid tema oli otseühenduses vastavate inimestega Helsingis. Ja ülejäänud perekond, kuidas nende saatus oli sel ajal, kui sõda juba lõppes? Ülejäänud perekond elasid Eestis kuni 21. septembrini ja nad lahkusid Eestist 21. septembril, tulid Soome
Soome kaudu Rootsi ja seal Soomes me saime kõik juba kokku, nii et ja kas võiksid natuke kirjeldada selle kohta, kuidas nemad üle Soome lahe pääsesid ja sealt edasi? Nad tulid oma väikse kalapaadiga. Tulid Eestist, sest et suurem paat oli see, mida vend kasutas, mootorpaat, kinnine paat. Ja vend oli sel ajal, kui nemad ära tulid, ta oli Lillsaares, kus oli selle paadi asukoht, Helsingi lähedal üks saar. Järgmisel päeval, järgmise ööleveti ta tegi veel ühe retke, ta tõi sealt veel teisi inimesi ära, vist arvatavasti Aksi saarelt. Kuid vanemad jõudsid Jollasesse 22. hommikul. Minu õde, öömees ja nende perekond. Ja samal ajal tuli üle ka õpetaja Petersoo ja meie peapiiskop Petersoo vist arvatavasti sama paadiga või mõne paadiga jõudsid Jollasesse. Ja tema isa oli olnud ilmselt teie Jõelähtme kiriku? Ja tema oli Jõelähtme kirikuõpetaja ja ta oli meil nagu perekonna tuttav sel ajal. Ja kust algas teie väga suur huvi, sinu väga suur huvi ja õpetamise vastu, kust see tuli? Ausalt öeldes ma kunagi, kui ma noor olin, ma kunagi ei kavatsenud õpetajaks õppida. Minu suur unelm, kui seda unelmaks võiks nimetada, oli minna merekooli ja õppida kapteniks. Aga isa ja ema ütlesid, et poiss, et sina ei lähe mitte merele. Et meremehe elu on üks väga märg ja tormine ja raske elu, et me oleme eluaeg siin merd orjanud ja sina merele küll ei lähe, et ükskõik milleks või kelleks sa õpid, et ja muidugi siis sel ajal nad otsustasid, et õige koht oli ikka õpetada kooliõpetajaks, õppida kooliõpetajaks. Ja ilmselt neil oli siis õigus, sest et oled ka väga suure panuse teinud sel alal. Niisiis, kas on veel mälestusi kodumaalt, mida sooviksid jagada enne, kui me lähme edasi? Midagi erilist. Kodumaalt on nii palju mälestusi, et neid ei suuda, tänane intervjuu ei suudaks kuidagi vastu võtta. Ma olen asunud kirjutama oma mälestusi, kuid ma loodan, et mul nüüd selleks rohkem aega jääb, kui mul tekib teatud mõttes vaba aega natuke rohkem ja on tõenäoline, et ma ühinen selle elulugude klubiga, mis siin töötab, et seal võib olla koos nendega midagi kirjutada. See oleks väga teretulnud loomulikult neile ka. Kui asusid Rootsi, kus said perekonnaga kokku, siis kohtasid seal ka minu emat ja sinu abikaasat. Kas võiksid ka kirjeldada natuke nendest aastatest Rootsis ja kuidas elu võis olla ka esimesed aastad, kui pidite kohanema uue kohaga ja uue keelega? Tegelikult rootsi keele õppimine ei olnud mitte väga raske, sest mul oli alus inglise keeles olemas, kuna ma käisin riiklikus inglise kolledžis 3 aastat. Ja samuti ma olin õppinud sel ajal juba saksa keelt 7 aastat arvatavasti Eesti koolides ja kuna rootsi keel on nende keeltega võrdlemisi sarnane, siis pääsedes metsatöölt, kus olid ainult eestlased, ma sain töökoha Buroosi lähedal ühte vabrikusse, kus ma olin ainukene eestlane. Ja sel ajal muidugi ma ei oskanud ühtegi sõna rootsi keelt. Aga seal oli üks sakslasest insener. Nii et tema kaudu ma sain esialgsetest probleemidest üle. Ja kuna ma olin ainukene eestlane seal, siis ma õppisin rootsi keele ära 8 kuuga. Nii et ma võisin siis lehte lugeda. Võisin juba korralikult kõneleda, võisin rootsi laulukooris laulda ja olin päris hästi rootsi keelt ära õppinud. Nii et see oli siis tõeline keelekümblus, nagu nüüd räägitakse Eestis väga palju. See oli tõeline keelekümblus. Ja sealt edasi
tegelikult ma oma perekonnaga nagu kokku ei saanudki, sest et vend läks oma teed ja vanemad läksid mu öö juurde elama Rootsi läänerannikule. Nii et ma jäin esialgu üksikuks ja otsisin paika, kus elab rohkem eestlasi ja nii ma sattusin Norrköpingi, kus elas umbes 2000 eestlast. Minu vanuseid, sarnaseid, aktiivseid inimesi oli seal juba ees, mõned ja mõned tulid ilma veel juurde. Nii et peagi me olime seal Eesti seltsis tegevad ja siinsetest inimestest on kõige tuntum nendest on Hugo Latter, kes oli kaua aega majandusklubi esimees, tema oli seal Eesti seltsi esimees ja meil oli üks noortest sõjaväest tulnute grupp, kes oli seal väga aktiivne ja me elasime võrdlemisi intensiivset Eesti ühiskondlikku elu. Samal ajal mul õnnestus saada tööle Ameerika kompaniisse Goodyear Tire and Rubber Company ja asudes samal ajal õppima Hermotsi kaudu keemiat, ma sain tööle sinna laboratooriumi, kus ma töötasin 5 aastat kuni Kanadasse tulekuni. Ja seal oli ka tööl teisi eestlasi ja ka Soome poisse, nagu ma seal oli tööl teisi eestlasi ja Soome poisse, see on tõsi. Seal oli tööl väga huvitavaid noori poisse. Seal oli tööl üks, kes töötas Soome luures, Soomes olles, kes pidevalt käis Eesti tagalas, kes abiellus rootslasega, kellel oli, kes üritas endale kasvatada 11 poissi, kellest oleks saanud siis jalgpallimeeskonna teha, aga jõudis vist 6 poisini, kui ma ei eksi, ja siis 7 oli vist tütar, siis jättis selle ürituse pooleli. Ja seal muidugi ma leidsin endale abikaasa, sain Renatega tuttavaks ja me abielusime ja samuti sina sündisid Rootsis 1900. Seda ei pea ütlema. Ja küll, kui seda ei pea ütlema. No nii. Ma tean, vaadates pilte sellest ajast, et teil oli ka väga tore seltskondlik elu ja te tegite ka teatert ja nii ema ja sina näitlesid ja teil paistis olevat ka peaosasid teatrist. Kas võiksid natuke selle teatrielust ka rääkida? Õnnelik juhus oli, et Norrköpingis asus või elas ka Voldemar Larsson, kes oli Pärnu Endla üks endine näitejuht. Ja ta asutas seal näiteringi ja muidugi koondas sinna ümber inimesi, kes olid näitlemisest huvitatud. Elukutselised näitlejad kõik elasid sel ajal Stockholmis või neid oli alati olnud kerge kohale saada. Siis otsustati Voldemar Larssoni abil hakata koha peal näitemänge tegema, kui nii võiks seda ütelda. Ja ta oli võrdlemisi nõudlik inimene, nii et me mängisime seal terve rida, mitte just klassikalisi asju, aga tavaliselt nii nagu Eestis mängiti rahvapäraseid, näiteks Saaremaa mulk ehk 100 vakka Tangu Soola, Koidula lugu, siis Tuled rannal, Õitsev meri isegi sai maha mängitud, Mehe küljeluu, igasuguseid asju, nii et minu abikaasa mängis peaaegu kõikides nendes. Mina mängisin ka mõnes, aga seal oli Folkets Hüüsis, see oli see rahvamaja, Folkets Hüüs rootsi keeles. Seal oli nii vilets põrand peale seda, kui mul ühes näidendis, kus ma paljajalu pidin ringi käima, pinnud jalga läksid, siis ma enam seal ei tahtnud mängida. Ja siis olid sa juba ema südame ka juba võitnud, nii et siis enam ei pidanud temaga koos laval näitlema ilmselt selle aja peale. Seda ei pidanud enam tegema, jah. Kas osalesid ka Norrköpingis mingis laulukooris, sest ma tean, et ilmselt sa said ka oma vanaemalt seda lauluandi, sest ma mäletan Soome poiste kvartette ja koore ja edasi, kus sa väga hästi laulsid siin Kanadas. Me laulsime segakooris, Norrköpingi segakooris oli ka see juhatusel
Ja siis me laulsime ka, meil oli üks kvartett, kus kaasa mängis kuulus Robert Salon, tema saatis meid vahetevahel akordioonil. Nii et meil oli, muidugi see ei olnud nii ettev, aga me laulsime kohalikudel üritustel ja laulud olid toredad ja nooruslikud ja lõbusad, nii et ja no minu esimesed mälestused ka sinust on, kui sa laulsid mulle ja samuti ka minu vanaisa mälestused, nii ilmselt laulu perekond me ka mingil määral oleme. Kuidas toimus ja kuidas otsustasite Rootsist lahkuda ja kuidas toimus see lahkumine ja Kanadasse tulek? Rootsist otsustasime lahkuda, ma arvan, et paljudel, kes Rootsist tulid, oli siiski teatud määral kaks põhjust. Üks oli see, mis tekkis peale seda, kui Rootsi andis välja baltlasi venelastele, sest et see teatud määral võttis ära selle kindluse tunde, mis sul Rootsi asudes oli, sest sa kunagi ei olnud päris 100% kindel, mis sinuga tulevikus võib juhtuda. Ja teine põhjus oli see, et sel ajal Rootsi oli võrdlemisi sotsialiseeritud riik, nagu ta on praegugi. Ja välismaalasel esialgu, kui sa tahtsid midagi ise hakata ette võtma, vähemalt sel ajal näis, see oli üsna suure bürokraatia taga kinni ja väga raske oleks olnud seal midagi ise õieti alustada. Et kunas lahkusid ja mis tee kaudu ja kas teised perekonnaliikmed, laiem perekond, kunas nemad tulid, sest ma tean, nad enam-vähem kõik tulid ära? Õde ja öömees tulid juba varem ära 49. aastal kapten Mompa laevaga, mis tuli Lüsekilist Halifaxi 17 päevaga, see oli mootorpõiekas. Ja vend tuli mul ära 6 kuud varem Kripsholmiga, nii et põhjus, miks mina jäin oma vanematega sinna, mu isal olid kopsuplekid ja nad immigratsiooni tahtnud teda sisse lasta, ta tahtis teada, kas need on kivistunud või on see mingisugune aktiivne veel kopsuhaigus. Sel juhul ta ei oleks saanud tulla ja me ei oleks keegi saanud tulla. Nii et me pidime 6 kuud ootama, et seda kindlaks teha ja siis me tulime koos Oslost, Stavanger Fjordiga Halifaxi 1951. aasta maikuus. Ja ma tean, et sul oli ka töövõimalused siin juba päris head selles mõttes, et Goodyear Tire and Rubber Company, neil oli siin ka vabrikuid. Kuna ma töötasin seal ja ilmselt olid nad mu tööga rahul ja kuna selgus, et ma Kanadasse tulen, siis nad hoolistasid selle eest, et mul töökoha pärast ei olnud muret. Nii et mul oli töökoht juba ees ootamas siin New Torontos samal alal, mida ma tegin Rootsis. Nii et ja kui raske see oli teist korda uuesti ümber asuda? Kas see võttis väga palju mõtlemist? Jaa, teatud määral, sest et me olime siiski juba päris korralikult Rootsis sisse elanud, sest meil oli korralik korter uues majas ja eriti kuna sa olid juba väga väike, alles sündinud. Esimene mulje võib-olla oligi umbes sarnane, kui Torontosse jõudsime, et miks me seda üldse tegime, kui nägime rongilt maha astudes siia. Ja kuidas Toronto tol ajal siis välja paistis uus tulnud silmis? Ega me väga palju seda ülemist linna ei näinud, nii palju kui seda oli, sest et all-linn ei olnud mitte väga kena võrreldes Rootsiga. Aga kuna samm oli tehtud, siis tuli hakata elama. Ja kuna vend oli ka juba siin ees, siis see ka võib-olla mingil määral aitas elamispaiga suhtes. Ja, me ostsime juba esimese maja vist esimesel aastal, kui me siia olime jõudnud. Ma ei tea, kust see raha tuli, aga siis see maks oli vist nii väike, aga maja oli tarvis, see oli kõige tähtsam asi sel ajal. Oli 2 peale. Ja siis
kui kas võiksid natukene nendest algaastatest ka rääkida ja ka Eesti ühiskonna tegevusest siin ja kuidas seda rajati ja mis osa mängisid selles? Kõigepealt mul oli üks hea tuttav ees, see oli õpetaja Oskar Puhm ja muidugi ma liitusin tema kogudusega, sest kogudus oli sel ajal juba olemas. Oskar Puhm, nagu te teate, nagu sa tead, oli Soome sõjaväes meil sobilaspappi ja liitusin kõigepealt kogudusega, töötasin koguduse juhatuses seal mõned aastad, siis liitusin meeskooriga, laulsin meeskooris mõned head aastad. Kuna töö oli mul kindel, siis tuli hakata isiklikku elu korraldama ja selle eest hoolitsema, nii nagu kõik eestlased seda siin on teinud. Ja see võttis natukene aega, aga asjad liikusid edasi. Ja siis sina jõudsid nii vanaks, et sind pidi Eesti kooli viima, mis oli sel ajal juba mitu aastat töötanud. Sel ajal oli Eesti kool Eglintonie tänaval, Eglintonie ja Mount Pleasanti nurgal. Ja muidugi seal ma kohtasin esimest korda Valdek Lenki. Lenk oli minust noorem, seminaris me ei olnud, tema oli nii palju noorem. Hiljem juurde tulnud, tema oli sel ajal koolijuhataja. Ja siis, kui ma sind olin kooli toonud, Lenk vaatas mind, kui ma seal istusin ja ütles, mis sa istud siin, et see on ju patt, et sina istud ja ootad nüüd, millal saad sind koju viia ja selle asemel, et klassis lapsi õpetada. Ja sealt siis algaski minu Eesti koolitöö 1957. aastal. Ja lõppes eile. Lõppes eile, esmaspäeval ametlikult. Ja 46 aastat. Selle juurde me tuleme veel tagasi. Ja ma tean, et meil oli ka võimalus päris ruttu arvestades selle ajastuga oma majaga osta. Ja ma tean ka, ma mäletan seda, kui me ostime alguses, siis oli ainult esimene korrus oli välja ehitatud, nimetasid varem seda, et sul isa oli meister ja ma tean, et sa oled ise ka olnud töömeister selles suhtes, et tegid ka seal majas väga palju tööd. Kas võiksid natukene sellest ka rääkida, esimene maja ostust ja... No isa väärgina nüüd ma küll ei ole, isa tegi igasuguseid asju, aga häda sulli pidi meest õppima. Nii nagu kõik eestlased õppisid siin uued ametid ja sattusid esialgu aladele, mida nad kunagi varem ei olnud õppinud. Aga me tulime siiski Eestis peredest ja taludest, kus osati käsitada teatud tööriistu, algelisi tööriistu. Nii et õppisid, tegid ja õppisid. Ja esimesed laastud võib-olla läksid kusagile metsa taha, aga pika mööda õppisid üht ja teist tegema. Ja see on tõsi, et see oligi võib-olla mu esimene töö, et ma muidugi kõige enne ma tegin ühe riiuli, kus olid telliskivid ja lauad ja telliskivid, kus sai raamatud peale panna, aga ma ehitasin välja tõesti oma 1,5-kordse maja ülemise korra, sest et esialgu arvasin, et meil on rohkem ruumi tarvis, aga siis selgus, et me võime seda isegi välja üürida. Ja huvitaval kombel elas mu juures relvakaaslane Harvet Viidlaid oma perekonnaga üleval 2 aastat. Ja sellest ta kirjutas selle ajal ühe romaani, mida ta kirjutas meie tagaõues Kõhuli rohu peal olles vabal ajal ja selle 7 kohtupäeva ta kirjutas seal, kui keegi on, sa ei ole kindlasti seda lugenud. Glengroovi peal 7 Harvet Viidlaidi kohtupäeva, 7 kohtupäeva. Ta kirjutas seda ja kirjutas ümber ja jälle kirjutas ja mina vaatasin üle õla ja lugesin vahetevahel. Ja ma tean, et tema saadab sulle täna päevani oma käsikirju ja isegi... Ja praegu ma loen ühte tema käsikirja, mis on tema autobiograafia Soome sõjaväest. Ja selle ma saatsin nüüd ühe koopia sellest Soome, mis läheb Friedebert Tuglase seltsile Soome tuttava kaudu, kes on omakorda jälle Eestis Soome poist aidanud, arst. Ja huvitav, kuidas kõik need lõngad või niidid tulevad lõpuks kokku. Vahel on elus nii. Vahel on elus nii, jaa. Aga kui sa tahad liitidest, ma räägin sulle huvitava vaheloo.
kui ma läksin esimest korda Eestisse ja läksin kõigepealt haridusministeeriumi, et uurida, kuidas oleks võimalus Eesti raamatuid saada. Ja nad saatsid mind Kolibri kirjastusesse Pärnu maanteele. Ja seal ma sain kokku, muidugi sel ajal ma ei teadnud, kes ta on, selle tegevtoimetaja oli seal Ants Aljamaa. Ja ma rääkisin, kes ma olen ja kes ma tulen ja mul oli Ants Egloni soovitus kaasas ja siis ta viis mind Mustamäele Kolibri ladusse ja siis valisime seal ja vaatasin neid kooliraamatuid ja umbes nii pool päeva ja siis lõpuks ta hakkas siis küsima, et kust sa siis, et mis aasta mees sa oled ja kus sa oled koolis käinud ja nii edasi. Ja ma ütlesin, et 1920 aasta mees. Ja ta ütles, et kuule, et mul on üks äiapappa, et on ka seminaris käinud ja umbes sama aasta mees kui sina. Ma küsin, et mis ta nimi on. Ta ütles, et see on Valdemar Rebane. Ja ma ütlesin, et aga see on ju mu klassivend. Ja ma küsin, et kuidas ta siis elab. Et ta ei ela, tal oli südametakk, aga täna ta on linnas minu juures, et ta oli arstlikul läbivaatusel. Ma küsin, et kus ta siis, kui kaugel sa siit elad, 10 minutit. Aga lähme siis vaatama. Sõitsime sinna ja ta läheb ise ees. Ütleb, et Velli, et ma tõin sulle ühe külalise, keda sa ei ole kaua aega näinud, et vaata, kas tunned ära. Velli oli lühikest kasvu ja tegi ukse lahti ja Velli vaatab tükk aega ja vaatab, et mitte ei pane paika. Ta oli Saaremaa poiss. Sellepärast? Ei, ma mitte sellepärast, aga nii ta ütles. Ja ma siis ütlesin, et kas sa siis oma klassivenda ei tunne. Ja vabandust, et kooliõpetajad niimoodi räägivad, aga siis ta ütles, Edgar, kurat. Nii, et tal oli jäänud vaja paika teada ja siis ikkagi tundis ära. Ta oli lühinägenud, ta ei näinud enam hästi, ta silmanägemine oli viletsaks, muidugi mina seda ei teadnud, nii et ta ei näinud. Vaadake, kus on juhuks. Vaata, kus on juhuks. Ja, see on väga haruldane. Lähme siis tagasi. Vahetasid ka oma tööala, kui olid juba mingit aega Goodyear Tire Rubber Company's töötanud. Kas võiksid natukene sellest ka rääkida? Vahetasin tööala. See on nii, et Soome poisid on võrdlemisi tihedalt omavahel läbi käinud. Ja Soome poistel oli tekkinud vahepeal igasuguseid mitmed kompaniid. Ja muidugi otsiti abi, kui need kompaniid suuremaks kasvasid. Ja nii sattusin minagi Goodyearist Alfred Karu pildiraamitööstusesse Multiframe'i, kuna Alfred oli Soome poiss ja tema ütles, et temal on vaja ühte inimest, kes tunneb natukene värvisid ja keemiat ja sarnast asja ja rääkis mulle augu pähe. Nii et ma lõpuks mõtlesin, et no mis siis ikka. Ja hakkasin osanikuks ja siis läksin Multiframe'i 1973. aastal ja töötasin seal pärast Karu lahkus ja nii, et lõpuks töötasin seal selle firma juhina, enne kui selle juudile maha müüsin. Nii et elus on väga mitmesuguseid asju on olnud vaja õppida ja teha. Ja peale seda läksid ka nii-öelda pensioni teele mingil määral, aga mitte päriselt, kuna Eesti koolidega su tegevus läks pärast neid algaastaid väga tihedaks. Kas võiksid ka sellest natuke rääkida, kuidas seal rohkem kohustusi juurde võtsid ja kuidas Eesti kool laienes ja kasvas ja kuidas tulid ka teised gümnaasiumi ja keskkooli osad? Kuidas need tekkisid? Eesti kool, muidugi Eesti kool oli kõige arvurikkam 70. aastate alul ja 60. aasta lõpus. Ma ei ole päris kindel, mis aastal, aga kunagi sel ajal oli Eesti täienduskoolis, tähendab Eesti täiendusalgkoolis 604 last. See on kõige suurem arv, mis meil Eesti koolis kunagi on olnud.
Siis tekkis kooli ringkondades ja mõnel lastevanematel idee 60. aastate alul, et lapsed täienduskoolist lahkudes vajaksid veel eestikeelset haridust rohkem, et see on liiga vähe, et lähevad liiga vara Eesti ühiskonnast eemale jäävad. Ja selle tagajärjeks oli see, et asutati Toronto Eesti Keskkool 1964. aastal. Selleks ajaks oli valminud juba Eesti maja, mis valmis 1960, nii et koolil oli oma maja ja asukoht olemas. Ja sina olid ka siis selle esimene juhataja? Ei olnud. Esimene juhataja oli härra Paas, kes oli samal ajal ka täienduskooli juhataja, aga ma olin selle õpetaja. Ja samal ajal ma õpetasin Eesti ühte kooli, mis asus Kiili koolimajas. Ja keskkooli tunde õpetasin öödeõhtuti Eesti majas. Keskkooli juhatajaks ma sain 1967. aastal, kui härra Paas arvas, et temale on liiga palju kahte kooli juhatada ja sellest loobus. Sellest ajast saadik ma olen olnud keskkooli juhataja ja sellele lisandus veel Eesti Gümnaasium 1982. aastal. Ikka samal põhjusel, et mitte lapsi liiga ruttu Eesti ühiskonnast välja lasta. Ja ma tean, nad on ka väga tänulikud ja neile väga meeldib see just nendel aastatel, võib-olla neil hakkab meeldima, kui nad lõpupoole jõudvad. See on olnud ka mitte laste arvamus. Lastega on nii, et väike laps, ega tema veel täpselt ei tea, milleks seda eesti keelt ja kõiki seda tarvis on. Ja seda ei olegi mõtet talle väga palju seletada. Teda peab püüdma sõbralikult lihtsalt sellele teele juhtima ja selleks muidugi peab olema. Seda saab teha ainult veenva sõpruse kaudu. Aga ilmselt on arusaamine sellest tekib siis, kui sa oled juba Eesti ühiskonnas oma vanuste hulgas leidnud sõpruse, kellega sul meeldib koos käia ja sinna jõuab parajasti võib-olla algkooli lõpuklassis või lõpuklassides ja keskkoolis. Ja ilmselt see noorte vaim keskkoolis ja gümnaasiumis, kokkuhoiuvaim ja Eesti nooruse vaim ja see on tugev, seda näeb eriti siis, kui sa noortega kusagile välja sõidad ja välja lähed. Kui nad siin Torontos omavahel inglise keelt räägivad, siis kui sa lähed nendega New Yorki või Montreali või ükskõik kus kohta, siis nad seal raiuvad eesti keelt, siis nad on väga tähtsad eestlased seal. Ja rääkides Eesti kooli reisudest, see on ka olnud üks väga suur panus sinu suhtes, et sinu poolt, et sa oled jõudnud neid korraldada igal aastal ja kaasa sõita ja olles ise õpetaja, ma tean, kui palju tööd see võtab, eeltööd ja ka kui palju energiat. Kuidas on võimalik olnud, et sa oled nii kaua jõudnud ja suutnud seda teha? Nende organiseerimine on tänapäeval muutunud väga lihtsaks. Peale selle, kui on internetiühendus olemas, kõiki saab teha kodus laua taga istudes. Aga sel ajal, kui me nende reisidega algasime 1960. aastal, vist esimene oli 66. aastal, siis see eeldas väga palju telefonikõnesid, kirjavahetust. Nii et sellega oli üsna palju tööd ja ma tean, et kunagi me olime külas Ottavas. Meil olid ühised kevadpäevad sel ajal Eesti koolidega Ottavas, Montrealis ja seal ma tutvusin ka esimest korda perekond Kruusidega, kes kutsusid õpetajad juustu ja veini peale lõunale, kui ma õieti mäletan, nende ilusas Ottava kodus. Ja kahjuks teised koolid hiljem vähenesid ja nende tegevus ei soiku, nii et selle tõttu need ilusad kevadpäevad, see ilus traditsioon kadus, kuid väljasõidud on jätkunud ja me oleme külastanud Ameerika ja Kanada suuremaid linnasid. Ja käisime ka New Yorgis ära aasta või varem selles kuulsas World Trade Centeris, mis aasta hiljem puruks lasti.
Peale Eesti taasiseseisvumist oled ka Eesti haridusministeeriumiga olnud päris tihedas kontaktis ja oled ka siin võtnud vastu haridusalalisi külalisi, kes on tulnud erinevate projektidega ja ka omavolil Kanadasse. Kas võiksid ka natukene sellest rääkida? Haridusministeeriumiga tekkis meil suhe 1996. aastal, kui siin oli Eestist üks delegatsioon ja siis jõudsime arusaamisele, et seal on Eestist võimalik teatud suhteid arendada ja teatud asju saada, mis meil on kasulikud. Peale Eesti taasiseseisvumist oled olnud ka seotud võrdlemisi tihedalt Eesti haridusministeeriumiga. Kas võiksid ka sellest natukene rääkida, kus need suhted algasid ja millega oled tegelenud? Suhted algasid 1996. aastal, kui Eestit külastas üks õpetajate delegatsioon Ants Egluniga eesotsas ja nendega üheskoos vesteldes mida Eesti kool korraldas Eesti Maja kohvikus. Avastasime, et Eesti haridusministeerium on huvitatud ka välismaal asuvatest Eesti koolidest, nende tööst ja suhete loomisest, et teatud määral kaasa aidata, et eestlus ikkagi välismaal püsiks nii kaua kui võimalik. Ja õieti see algas seal, et suhted esialgseks tulemuseks oli see, et me saame haridusministeeriumist õpikuid, mis me arvame, mida me saame osaliselt kasutada oma kooliprogrammis. Me ei maksa nende eest midagi ja me oleme senini saanud üle 1000 õpiku. Sellele lisaks ka uuemat noorsookirjandust, seda väiksemal määral. Ja peale seda, kui haridusministeerium kolis Tartusse, siis tuli sellele ametikohale, kes välis-Eesti koolidega ühendust peab, mitte üksinda Kanadas, vaid Ameerikas, Venemaal, igal pool üle maailma, kus Eesti kooli asub, on Piret Toomet, kes ei ole ise siin käinud, kuid kellega meil on pidev kirjavahetus interneti kaudu. Ja sel aastal seoses eesti keele päevaga avati Tartus välis-Eesti koolide näitus, milles ka meie koolid koos lasteaiaga väljapanekutega esineme. See näitus läheb suveks haridusministeeriumist Eesti rahvamajadesse ja koolidesse ringi rändama, nii et kui keegi on Eestis sel suvel, siis te võite võib-olla uurida, kus kohal see näitus on võimalik seda näitust ka külastada, kus ta momendil on. Ja kas lõpuks läheb siis haridusministeerium? Lõpuks ta läheb kusagile arvatavasti arhiivi, arhiivimaterjalina ja ta on võetud ka diskidele, nii nagu meie tänane intervjuu siin, nii et seda võime näha hiljem ka siin arvuti kaudu diskides. Oled ka Eesti koolidega osalenud Eesti päevadel, kas võiksid ka sellest, Estodel, kas võiksid ka sellest natukene rääkida, mis selle tegevusest ja... Koolid on esinenud Estodel Eesti päevade algusest saadik ja kavalises osas on nad esinenud kõigepealt oma kooliüritustega samal ajal. Suurem osa lastest on meie koolilastest õpivad sel puhul ka rahvatantsu, esinevad rahvatantsijate ridades. Alati me oleme lastekoolide, on eraldi esinenud Estol lastekooli ridades. Nii et sellega seoses pluss oma kooli ülemaailmsed õpetajate päevad on iga kord toimunud Estode puhul. Kas on ka olnud sinu korraldusel põhiliselt, kui siin on, nagu ma aru saan? Mitte, see on koolide korraldusel. Aga väga suure töö oled siiski ära teinud ja ma tean, et sulle ei meeldi sellest rääkida, aga siiski ma tõstan selle üles ja ma tahaksin ka küsida, mis tunnetega jätad praegust Eesti kooli
töö selja taha? Tegelikult Eesti kool on olnud minu päevatöö kõrval, ma võiks ütelda, mitte minu ainuke, aga mu kõige suurem harrastus. Ja seda peaaegu võrdselt oma päevatööga, kui ma hakkan mõtlema sellele kavandamisele ja tegevusele, kui palju sellega seoses on siiski olnud mõtlemist ja aega selle peale läinud. Aga see on olnud mulle samal ajal, see on olnud mulle väga suureks rahulduseks, sest mulle meeldib noortega tegutseda ja noored ei ole mulle kunagi, vähemalt Eesti noored ei ole valmistunud ei minule ega meie ühiskonnale, ma võiks ütelda, pettumust, sest et nendest on kasvanud väga tublid ühiskonnaliikmed ja tublid eestlased. Ja selles on olnud ka teatud määral, Eesti koolid ei olnud mitte ainult keeleõpetajad, ajaloo tutvustajad ja Eesti maa tutvustajad, vaid Eesti koolid on püüdnud olla ka laste kasvatajad teatud määral, eestluse kui ühiskonna kasvatajad. Sest et meil on teatud eetilised omadused ja kohustused, mida me võib-olla, millele me eriti iga päev ei mõtle, kuid mis on loomulikud meile kui eestlasele ja me saame neid siiski anda oma lastele edasi teatud määral koolide kaudu, nii et nad ise seda eriti tähele paneksid või märkaksid ja nad taipavad seda alles võib-olla natukene hiljem oma elus, kui suur väärtus on siiski koolidel olnud. Ja muidugi ma tunnen sellest väga suurt rahuldust ja mul on hea meel, et meil on jätkunud õpetajaid, kes on seda tööd armastusega teinud. Ja ma loodan, et ka uus kooli juhataja, kes minu kohale asub, olen päris kindel selles. Ta on ideeline inimene, tal on ideid ja kindlasti on ka väga huvitavaid uusi ideid, mida saab koolis rakendada. Sest mina olen juba vanaks jäänud ja mu mõtted võib-olla ei rända enam nii elavalt ega avaralt, kui see noortele vahel on vajalik. Siiski eile ma vaatasin internetist, kus oli teada sinu viimasest kooliõhtust ja üks lugejakiri oli, siin oli paar lugejakirja ja ühes on ka ära toodud, et kuigi oled juba vanemas eas, ei esine sugugi nõnda nimetatud generation gap ehk sugupõlvede või põlvede mingisugust vahet sinu ja noorte vahel ja ma olen seda kuulnud ka väga palju noorte käest. Kas on mingi arvamus või kas tead ise, miks see võiks nii olla, sest et ma arvan, et see on väga, väga tõsi, mida see lugeja kirjutab siin. Millest see tuleneb, et ei ole mingisuguseid probleeme selles suhtes tekkinud selle õpetaja ja juhatajana? Et noortega hästi läbi saada, noori tuleb ka respekteerida, siis noored respekteerivad sind. Noori ühte ei tohi pidada teisest paremaks. Noored on kõik ühesugused, toredad ja tublid noored. Noori tuleb kiita, kus vähegi võimalik ja laita nii vähegi võimalik. Põhiliselt ma ei oska eriti ja muidugi võib-olla noori tuleb hoida tegevuses. Kui nad on tegevuses, siis nad tunnevad sellest tegevusest rõõmu. Ja see tegevus ei pruugi olla
kogu aeg ja siin ja iga päev, vaid mõnda tegevust, mis neile meeldib, nad peavad ka teatud aja ootama. Nii et kõik, mida nad tahavad, nad ei pea kõik kohe kätte saama, vaid noortel peab olema, nad peavad õppima ka natukene ootama ja natukene kannatama. Nii et ja kui neile seda seletada, nad saavad sellest aru. Nad on targemad, kui meie vahel arvame. Nii et kas ma võiksin ka küsida, mis on sinu elus sinule kõige rohkem rõõmu pakkunud tagasi vaadates? Muidugi kõigepealt oma perekond ja oma perekonnaliikmed ja lapsed ja lapselapsed ja see on ikka kõige lähem. Aitäh, me võib-olla siis sellega lõpetamegi. Suur tänu!